Tšau sõbrad! Tänases videos mõtlesin ma niisama Eesti suve filmida. Ehk et ma tahan natukene filmida seda mega ilusat loodust, mis hetkel veel on. Kohe varsti tuleb sügis ja ma tahan seda kõike jäädvustada veel. Me lähme siis Tartusse, Tallinnasse ja Tallinnas ma olen, Tallinnas käime ka, siis Haapsalusse ja siis filmiks mu maakodus ka natuke. Ma jõudsin nüüd siia, kuhu ma plaanisin jõuda, ma olen promenaadil ja siin on veel ilusam, kui ma mäletasin ja minu arvates on siin täiesti selline nagu filmilik või raamatulik, et hästi selline romantiline ja ta on väga armas linn. Mul tuli praegu meelde, et ma olen tegelikult Haapsalus olnud lausa mingi 5 päeva järjest ühe korra, et mu sõbranna korraldas siin sellist loomingulist laagrit meile nagu sõpradega ja see oli täiega lahe, et ma isegi nagu kirjutasin siin luuletusi, ma mäletan. See oli mingi 5 aastat tagasi, et ei tegelikult vist veel rohkem, aga jah, et tegelikult oleks päris lahe nagu pikemat aega olla võib-olla Haapsalus ja päris äge oleks ka see, kui oleks maakodu näiteks siin. Et kui sul on, siis veab ja võid mind külla kutsuda. Ja selline Astrid Lindgreni või Ilon Viklandi vibe on siin küll ja siuke pullerbilapsed ja minu arvates on suvel Haapsalu eriti ilus ja ma väga soovitan sul tulla järgmine suvi siia või tegelikult ei tule juba. Tule nii, kui sa näed seda videot Haapsalusse. Mul on tunne, et siin on nagu kogu aeg ilus. Ma ise tulen kindlasti tagasi siia varsti, võib-olla äkki kevadel. Ma ütleksin tänase põhjal, et võib-olla Eesti üks kõige ilusamaid linnu ongi Haapsalu. Aga jaa, mul on tegelikult täiega hea meel praegu, et ma tulin õue ja ma hakkasin filmima. Sellepärast, et üks asi, mida ma ei ole tegelikult kunagi nagu jaganud teiega, on see, et ma olen väga suur ülemõtleja. Tegelikult nagu väga-väga suur ülemõtleja. Ja mul oli siin viimasel ajal on mul olnud päris mitu videoideed, millest ma räägin ennast välja. Mida ma lihtsalt ei tee millegi pärast. Ja sellepärast ma pean ennast natukene nagu ise tagant sundima, et hakka ikkagi tegema videoid, võtta kaamera kätte ja mul on nii hea tuju praegu, et mulle ikka nii meeldib videoid teha ja kuidas mul see vahepeal nagu meelest läheb või nagu miks ma seda rohkem ei tee, ma ei saa sellest aru. Aga ma arvan tegelikult see on loogiline, et inimesed räägivad mõnikord välja ennast oma unistustest ja pluss, kui sa veel üle mõtled, on ju, et siis võibki olla suht aeglane progress. Vot, aga jah, ma nüüd filmin edasi sinna, käin natuke ringi. Nii, siin on nüüd esimesed herned, aga ma ei tea, kas ma ise saan, sest et mu koer tahab neid. Okei, ma söön kohe peale. Nii, ma olen nüüd jõudnud Tartusse ja mulle meeldib Tartu juures praegu täiega see, et siin on nii värvilised majad. Nagu te näete, mu selja taga ka on roosa värv, siis on nagu kollakas. Siis siin on üldse selline nagu
ma ei tea, natuke oranžikas roosa, et täiega palju annab see ikka linnale juurde, kui on nii värvilised majad. Ma käisin viimati Tartus vist 8 aastat tagasi, mis on väga-väga ammu. Ja minu arvates on siin kuidagi palju rohkem kohvikuid, palju rohkem poode tekkinud vahepeal. Siin on nagu kuidagi huvitavam praegu. Mul on tunne, et kui ma elaksin siin, siis mul oleks päris põnev. Et ma küll pole kunagi mõelnud, et ma võiksin nagu Tallinnast kuskil mujal elada, aga tegelikult nagu minu arvates Tartus tundub olevat nagu rohkem mingit kultuurielu praegu, aga noh, tudengielu on nagu siin alati olnud lahe, on ju. Ma ise küll käisin Tallinna Ülikoolis või noh, BFM-is, aga jah, et ma olen hästi palju head kuulnud ikkagi sellest nagu Tartu tudengielust, et siin on ikka need päris peod ja asjad, on ju. Selline tõeline ülikooli linn on siin. Mulle väga meeldib siin praegu ja vaata tegelikult, kui ma siin nagu kõnnin, on ju, et see on veits nagu välismaa. Et väga kena on ikka see Tartu kesklinn ja vanalinn. Varsti nüüd juba tagasi minema, aga ma oleksin võinud tegelikult tulla mitmeks päevaks, mitte ainult 1 päevaks. Et tegelikult ma ei jõua ikkagi kõike siin praegu vaadata, mida tahaks. Aga Tartus on minu arvates üldiselt väga selline rahulik ja ta on tõesti selline heade mõtete linn. Nii, ma olen nüüd Tallinnas tagasi ja ma jalutan hetkel siin Stroomi rannas. Aga ma tahtsin öelda seda, et tegelikult väga lahe on ikkagi Eesti-siseselt reisida, et ma olen eluaeg elanud Tallinnas, aga nii lahe oli käia vahepeal Haapsalus ja Tartus, et soovitan soojalt. Aga teine asi on see, et mulle väga meeldis seda videot teha ja nii lahe on ikka, kui sul on mingi hobi. Ja kui sul on ka mõni hobi, siis ma väga julgustan sulle tegelema selle hobiga, et minu arust hobid nagu mõjuvad inimesele väga hästi. Aga ja, mul on nii palju parem tuju, sellepärast et ma tegelesin millegi loomingulisega. Aga aitäh, et sa vaatasid seda videot ja näeme juba varsti!